Venemaa ei õpi oma vigadest. Jällegi on Putin andnud käsu oma vägedel Slovjanskisse sisse marssida. See asula on tõeline põrgu. Surmatsoon. See on koht, kuhu Vene sõdurid lähevad surema, kui nende juht käsib neil end vastu linna paisata, mis kunagi ei maga. Ja see juhtus jälle. Ukraina seadis lõksu. Venemaa arvas, et murdis läbi Slovjanski rindejoonest, kuid see lõks sulgus nende jaoks. Ukraina murdis iga Vene sõduri, kellele anti käsk otse põrgusse tormata. Venemaa. Slovjanski katastroof algas järjekordse pealetungiga. 1. augustist kuni 2. augustini alustas Venemaa rida pealetungioperatsioone Slovjanski suunal. Toetudes tugevalt varasematele edusammudele, et moodustada Slovjanski suunal omamoodi eend. Rünnak ei paista olevat olnud suunatud otse linnale endale. Lahingukaardid näitavad, et see pealetung toimus tõenäoliselt umbes 15 kilomeetri kaugusel Slovjanskist. Siiski, see vahemaa on oluline. See tähendab, et Venemaa on asetanud Slovjanski suurtükiväe laskekaugusesse ning see tähendab ka seda, et Venemaa saab kasutada oma FPV droone linna ründamiseks ja püüab luua oma enda tapatsooni otse asula piiride taga. Nii et Venemaa strateegia oli lihtne. Laiendada juba loodud eendit ja püüda edasi liikuda oma FPV droonide katte all. See eend on sõna, mida kasutatakse iga sõjalise positsiooni kirjeldamiseks, mis ulatub vastase territooriumile, oli Vene rünnaku võtmeks. See loodi Kalaniki piirkonnas ja tungib halli tsooni ümber Slovjanski, kus nii Vene infiltratsiooniüksused kui ka Ukraina üksused on sisse seadnud oma positsioonid. Keegi ei hõiva tegelikult halle tsoone. Need tsoonid ulatuvad mitme kilomeetri kaugusele ja just siin toimuks suurem osa lahingutest. Kuid see pole selline võitlus, nagu sa ootaksid. Siin ei toimu suuri pealetunge rindel ega ulatuslikke mehhaniseeritud rünnakuid. Tavaliselt juhtub nii, et Vene üksused imbuvad sisse ja Ukraina üksused viivad läbi otsingu ja hävitusoperatsioone. Droonid on kõikjal ja just ühte neist hallidest tsoonidest oli Venemaa rajanud endi Slovjanski suunas. Ühelt poolt oli see eend Venemaa jaoks hea asi. See tähendas lõhet rindejoones, mida Venemaa sai ära kasutada. See kulges mööda teed ja võimaldas neil liikuda edasi-tagasi mööda metsastatud maa-ala Slovjanski lähedal, pakkudes head varju. See hõlbustab logistikat. See tähendab, et Venemaa saab viia sõdureid ja varustust rindele lähemale, enne kui mõlemad peavad sisenema hallidesse tsoonidesse, et üritada rünnakuid Slovjanskile. Väljaulatuvast piirkonnast saavad Vene infiltraatorid justkui hajuda halli tsooni territooriumile, kus nad püüavad rajada sillapead, kuhu teised väed järgivad. Sel viisil laiendades väljaulatuvat piirkonda, et lüüa rindeliinidesse suurem auk. Just seda Venemaa üritas Slovjanski lähedal. Kuid teisest küljest oli mängus ka teine aspekt. Väljaulatuv piirkond oli küll oluline, aga see tähendas ka seda, et Venemaa kontrollis vaid 2 kilomeetri laiust ala, mille kaudu pidid läbima kõik sõdurid ja varustuse täiendamised. See ala oli Ukraina droonide ja suurtükiväe ulatuses. Lisaks kaasneb väljaulatuva piirkonnaga ka muid probleeme. Venemaa väed olid rindest läbi murdnud, aga see tähendab ka seda, et Venemaa liikumised väljaulatuvas piirkonnas on 3 küljest ümber piiratud. Kõik, mida Ukraina peab tegema, et jälgida Venemaa liikumisi selles väljaulatuses, on kasutada osa oma arvukatest luuredroonidest. Kaitse võib Putini sõdureid aidata, kuid mitte kauaks. Silmad taevas jälgisid alati ja need registreerisid, kuidas Venemaa üritas selle väljaulatuse kaudu valmistuda rünnakuks Slovjanski vastu. Ukraina jätkas jälgimist. See ootas täiuslikku võimalust. Siis Ukraina lõi. Sõjauuringute instituut ehk ISV annab meile olemasolevad üksikasjad. Ukraina alustas Slovjanski piirkonnas jõhkrat vastu-rünnakut, mis oli tõenäoliselt suunatud väljaulatusele ja Vene vägedele, kes üritasid lahinguvälja endist edasi tungida. See vastu-rünnak toimus Riol Aleksandrovka lähedal ning Vene sõjablogijad on selle toimumist kinnitanud, teatab ISV. Tulemuseks oli Slovjanski pealetungi täielik purustamine, mida Vene väed olid ette valmistamas. Ukraina vastu-rünnaku lõpuks tõrjuti Venemaa hallist tsoonist tagasi, saavutamata mingit edu ja tõenäoliselt kaotades osa oma infiltratsiooniüksustest. Endi kaudu tehtud pealetung murti maha ja Venemaa oli laastatud. See endi kaudu tehtud pealetung oli tegelikult üks muljetavaldavamaid näiteid Vene edasiliikumisest, mida oleme viimastel aastatel näinud. Muljetavaldav on siin suhteline mõiste. Siiski suutsid Venemaa väed umbes 2 nädalaga Slovjanski suunas edasi liikuda umbes 6 kilomeetrit. Mis on edasiliikumise tempo, mis ületab kaugelt kõike muud, mis viimastel kuudel rindejoonel toimunud on. See pole suur. Ükski Venemaa praegustest edasiliikumistest ei ole, kuid sellest piisas, et luua võimalus rünnakuks ja Venemaa püüdis seda võimalust ära kasutada. Ukraina peatas Putini sõdurid nende teel, meelitas nad nende endi loodud lõksu ja ründas seejärel endit. Venemaa ei suutnud taas õppida Slovjanski õppetundi. See asula koos kõige ümbritsevaga on Venemaa vägede jaoks täielik põrgu. Ometi üritavad nad edasi tungida.
Putin nõuab seda, aga isegi Venemaa meeleheitlikud katsed kasutada liugpomme, et muuta Slovjanski olukorda, ei toimi nii, nagu Kreml lootis. Slovjansk on olnud sihtmärk juba pikka aega. 30. märtsil teatas New Voice of Ukraine, et Venemaa suur kevadofensiiv, mis pidi looma aluse Donetski kokkuvarisemiseks hiljem 2026 aastal, oli Slovjanski lähedal toppama jäänud. Venemaa on üritanud idast edasi tungida, kuid on sattunud vastu tohutut Ukraina tapatsooni, mis on täis kaevikuid, okastraati ja näiliselt lõputut droonide varu. See olukord jättis Venemaale ainult ühe võimaluse – rünnata Slovjanski Kramatorski linnapiirkonda. Mis pidi olema rünnak kõigist suundadest sellele piirkonnale, oli taandunud Venemaa 3. ühendvägede armee kahuriliha lihtsalt tapatsooni viskamiseks. Toetavat tegevust külgedelt ei olnud. Ja siiani pole ka, nagu näeme endist, mis oli Ukraina poolt igast küljest ümber piiratud. Tollased analüütikud ütlesid, et Venemaa otsus üritada edeneda ilma toetava tegevuseta külgedelt toob kaasa äärmiselt suured kaotused väga väikese kasu nimel. Neil analüütikutel oli täiesti õigus. 9. juuliks oli strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS kogunud piisavalt andmeid, et näidata, kui haletsusväärne oli Venemaa edenemise tempo selle strateegiaga. Väljaanne märkis, et ajavahemikus detsember 2025 kuni juuni 2026 on Vene väed Slovjanski suunal edasi liikunud vaid 15 kilomeetrit, saavutades keskmiselt umbes 90 meetrit päevas. Usain Bolt läbiks selle vahemaa joostes umbes 10 või 15 sekundiga, aga Venemaal kulus selle vahemaa läbimiseks terve päev ja seda üle 6 järjestikuse kuu. Ja isegi siis jäid Venemaa väed ikka veel umbes 20 kilomeetrit Slovjanski linnast ida poole. Selle edenemistempo põhjal kuluks Venemaal veel 222 päeva, et jõuda linna äärealadele. Teisisõnu, alles 2027 aasta alguseks oleks Venemaa olukorras, kus ta saaks tegelikult proovida tõelist rünnakut. Ja iga kord, kui näeme midagi sellist, nagu juhtus augusti alguses, saavad Venemaa väed tagasilöögi. Sõjaline analüütik Clement Molan võttis olukorra Slovjanski lähistel ja suurel osal rindest hästi kokku. 31. juuli postituses X-is, kus ta ütles, et Ida-Ukraina põllud hakkavad meenutama malelauda. Kaevikud on kõikjal, koos teiste kindlustustega, mis on sisuliselt jaganud Slovjanski ümbruse territooriumi eraldi ruutudeks, mille Ukraina on muutnud droonidest kubisevateks tapmisaladeks. Ainult 2026. Aastal on Ukraina kaevanud üle 3800 kilomeetri selliseid kaevikuid. Ja tõenäoliselt kaevatakse neid veelgi juurde. Iga kaevik on rajatud selleks, et takistada Venemaal edasi tungimast tankide ja soomukitega. Sõdurid peavad infiltreeruma jalgsi ja nad peavad nendes kaevikutes liikuma, et jõuda sinna, kuhu neil on kästud minna. Ukraina on loonud kaitsete malelaua. Iga ruut on täis droone, mis ründavad kõiki Vene sõdureid, keda nad näevad. Me eeldame, et seal on ka teisi kaitsevahendeid, näiteks suurtükivägi, mis avab tule, kui Vene sõdurid on kaevikute abil õigesse kohta juhitud, ning otsingu- ja hävitusmeeskonnad, kes on pidevalt jahil. See on olukord, mille Ukraina on loonud Slovjanski lähistel. Lõks lõksu järel, ikka ja jälle. Ja kõik, mida Venemaa väed teha saavad, on koperdada ühest lõksust teise. Pärast viimaste pealetungikatsete ebaõnnestumist on Venemaa sunnitud toetuma vanale ja järele proovitud strateegiale, et püüda luua endale soodsamaid tingimusi. Liugpomme lastakse massiliselt. Seda teatas ISW, kes vahendab Slovjanski sõjaväe administratsiooni juhi Vadim Ljaki kommentaare, kelle sõnul korraldas Venemaa 2. augusti hommikul Slovjanski vastu FAB-250 liugpommirünnaku. Tõenäoliselt selleks, et toetada rünnakukatset, mille Ukraina vasturünnak nurjas. See ei ole Venemaa jaoks uus strateegia. Liugpommide kasutamine ei seisne ainult lahinguvälja kujundamises. Venemaa tahab nende relvadega tekitada võimalikult palju kaost ja on valmis selle nimel ka tsiviilisikuid tapma. Vaid umbes nädal enne Venemaa rünnaku nurjumist teatas RBC Ukraine, et Venemaa korraldas 24 tunni jooksul 24. juuliks 3 liugpommirünnakut Slovjanskile, vigastades selle käigus 16 inimest. Vigastatute seas oli ka laps. Ja see ongi Vladimir Putini ja tema armee eesmärk. Kui nad ei suuda maapinnal edasi liikuda, siis külvavad nad õhust hirmu. Ausalt öeldes näib see olevat ainus tõeliselt õhustrateegia, mis Venemaal veel alles on. Kuid liugpommid ei aidanud Venemaa maavägesid 1. ja 2. augustil. Ukraina hävitas need väed, nüristas endit ja sundis Venemaa uuesti plaane tegema. On selge, et iga rünnak Slovjanski vastu tähendab Venemaa vägedele surma. Seega tuleb esitada küsimus, miks Putin käsib neid rünnakuid jätkuvalt korraldada. Sellele küsimusele on hea vastus, mille avaldame kohe varsti. Aga enne kui me seda teeme, tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Slovjansk on oluline lihtsal põhjusel. See on osa Donetski kindluste vööndist, mille Venemaa peab hävitama, kui ta tahab vallutada Donetski ja seeläbi laiema Donbassi piirkonna, mida Putin on ihaldanud alates oma agressioonikampaania alustamisest
2014 aastal. See vöönd koosneb 4 linnast, mis paiknevad 50-kilomeetrisel joonel mööda H20 maanteed Donetskis. Enne kui Putin alustas oma sissetungi, elas neis 4 linnas kokku 380 000 inimest, kusjuures Slovjansk oli neist suurim, sõjaeelne elanikkond oli 105 000, teatab ISVV. Ukraina on neid 4 linna kindlustanud juba üle 10 aasta, alates sellest, kui Putin alustas oma agressioonikampaaniat 2014 aastal. Igaüks neist on nii tugevalt kindlustatud, et kindluste vöö vallutamine saab olema palju raskem kui ükski teine strateegiline edu, mille Venemaa on saavutanud alates oma esialgsest pealetungist. 2022 aasta veebruaris ja märtsis kokku on kindluste vöö piirkond üle 7 korra suurem kui Pokrovski linn, mille vallutamiseks kulus Venemaal tublisti üle aasta ja umbes 4 korda suurem kui Bahmut, mille pärast peetud lahing oli üks verisemaid, mida me selles sõjas seni näinud oleme. Lisaks sellele on Slovjanskil Venemaa jaoks nii sümboolne kui ka strateegiline tähtsus. Just selles linnas suutis Putin 2014 aastal luua oma esimese venemeelse tugipunkti, teatab TV. Kohalikud separatistid suutsid isegi Venemaa luureabi toel 2014 aastal lühiajaliselt Slovjanski enda kontrolli alla võtta. Putini jaoks on Slovjansk tõestuseks tema pidevatele väidetele, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas ning et Ukraina soovib saada Venemaa osaks. Ainult Kiievi režiim takistab seda. Slovjanski vallutamine tähendaks töö lõpetamist, mille Venemaa alustas rohkem kui 10 aastat tagasi. Sõja laiemas kontekstis, mis on kestnud juba 4,5 aastat ja mis ise lükkab ümber kõik Putini sümboolsed väited, Slovjansk annab samuti juurdepääsu M03 maanteele. See maantee ühendab Kiievit Harkiviga ning sealt edasi Donetski ja lõpuks Venemaa Rostovi oblastiga Dooni ääres. Kui Venemaa suudab selle maantee üle kontrolli saada, võib ta katkestada Ukraina juurdepääsu riigi loodeosale, jättes Slovjanski isoleerituks ja takistades Ukrainal selle maantee kaudu vägesid ja varustust Donetskisse toimetamast. Ukrainal oleks samuti raske Donetskist sõdureid välja vahetada, võimaldades Venemaal üha väsinumaid kaitsejõude rünnata. Seda võike arvestades on mõistetav, miks Venemaa jätkab rünnakuid Slovjanski suunas. Isegi kõigi nende surmade ja korduvate lõksusattumiste kiuste, kuid arvab, et on rindest läbi murdnud. Vene plaan on lihtne. Kõigepealt vallutatakse Lõõman, mille kohta Vene uudisteagentuur TASS väitis, et see hõivati juuli lõpus. Lõõmanist liigub Venemaa edasi Slovjanskisse ja sealt läbi, mis omakorda annab Venemaale võimaluse rünnata Krematorskit. Venemaa väidab, et on selle strateegia esimese sammu lõpule viinud, kuid 4. augusti raport Euromaidan pressis viitab vastupidisele. Nagu sageli juhtub, kui Venemaa väidab, et on mõne asule vallutanud, näib tegelikkuses toimuvat see, et infiltratsiooniüksused on küll sisse tunginud, kuid täielik kontroll on veel kaugel saavutamisest. Venemaa pole Lõõmanis veel kaugeltki kanda kinnitanud, väidab Ukraina ühendvägede pressiesindaja Viktor Truhhobov. Ja kuni Venemaa pole kanda kinnitanud, lõpeb iga katse rünnata Slovjanski samamoodi nagu rünnak 1. ja 2. augustil, sest Venemaal puudub lähtepositsioon, mida on vaja edukateks rünnakuteks kindlusvööndi linna vastu. Nii et see on Venemaa olukord Slovjanskis praegu. Venemaa jätkab rünnakute korraldamist, kuid on endiselt väga kaugel sellest, et jõuda isegi linna piirideni, rääkimata selle vallutamisest. Me võiksime vaadata seda kui mikrokosmost sellest, mis toimub kogu Donetskis. Lõppude lõpuks on olukord sama. Venemaa surub peale, aga ei jõua eriti kaugele. Venemaa plaan on okupeerida kogu Donetsk 2026. aasta lõpuks. See plaan on rusudes, sest nende edasiliikumine on nii naeruväärselt aeglane, et neil veab, kui nad aasta lõpuks isegi Slovjanski servani jõuavad, rääkimata ülejäänud kindlusvöö linnade vallutamisest, mis peavad langema. Me puudutasime juba seda, kui vaevaline on olnud venelaste edasiliikumine selle linna suunas. Donetskis ja kogu Ukrainas paistab olukord veelgi hullem. Oma 1. augusti hinnangus Venemaa kampaaniale juulis ISW märkis, et Venemaa on suutnud Ukrainas edasi liikuda tervelt 37,8 ruutkilomeetrit, saavutades keskmiselt 1,22 ruutkilomeetrit päevas. Võrdluseks toob mõttekoda välja, et see on pindalalt väiksem kui Manhattan. Venemaa jaoks oli häid uudiseid selles, et juuli oli 2. kuu järjest, mil Putini väed suutsid Ukrainas saavutada territooriumi netovõidu. Juunis saavutati sarnane, kuid väiksem edasiminek. 30,02 ruutkilomeetrit. Samal ajal kui aprill ja mai kokku tähendasid, et Venemaa kaotas peaaegu 400 ruutkilomeetrit territooriumi. Nii et Venemaa üritab endiselt tasa teha varasemaid 2026 aastal varem kogetud kaotusi. Praeguseks on see umbes poolel teel aprillikuiste kaotuste korvamiseni. See ei jäta head muljet riigist, kes peaks olema pealetungil ja Donetskis tormama. See armetu edenemistempo paistab veelgi halvemini silma, kui arvestada Venemaa juulikuu kaotusi. 3. augustil teatas Kyiv Independent, et need kaotused ulatusid 42 860 hukkunud või haavatud sõdurini, mis on 2026 aasta jaoks väga kõrge tase. Eelmine tipp oli juunis, kui Venemaa kaotas 39 290 sõdurit.
See tähendab, et Venemaa ohverdas iga hõivatud ruutkilomeetri kohta üle 1130 sõdurit selle kuu jooksul. Kindlustevöö teeb selgelt oma tööd ja nagu nägime, 1. ja 2. augustil on Slovjanski kaitsjad äärmiselt tõhusad. Mis puudutab kogu Donetskit, siis selle piirkonna vallutamine 2026 aasta lõpuks on võimatu eesmärk. Ainus viis, kuidas see juhtuda saaks, oleks see, kui kõik Ukraina kaitsjad otsustaksid üheaegselt lihtsalt võitlemise lõpetada. Ja arvestades Venemaa sõdurite ebakompetentsust, ei ole me isegi kindlad, et relvade mahapanemisest piisaks, et Venemaa suudaks kindlustevöö aasta lõpuks vallutada. Solvangud kõrvale jättes on edasiliikumise tempo, mida oleme näinud juunis ja juulis, nii aeglane, et avatud allikate luureanalüütik Deep State ütleb, et Venemaa ei suuda isegi 2027 aastaks Donetskit vallutada, rääkimata 2026 aastast. Ainus asi, mis näib olevat võimeline seda Venemaa jaoks sünget prognoosi muutma, on see, kui Putin teeb tõeks kuuldused, et ta valmistub pärast septembrikuu Riigiduuma valimisi mobiliseerima. 500 000 Vene sõdurit. See ongi see kahetsusväärne olukord, kuhu Venemaa juht nüüd sattunud on. Ta ei suuda võtta Donetskit siis, kui ta ütles, et suudab. Ja ainus viis muuta see võimatu usutavaks oleks teha seda üht asja, mida ta on korduvalt lubanud mitte teha. Mitte miski sellest ei aita neid sõdureid, kelle Venemaa just Slovjanski lähedal ohverdas. Neile anti käsk tormata otse põrgusse ja just põrgu nad seal leidsidki. Siiski annab Ukraina Slovjanski vasturünnak vaid väikese vihje sellest, mis tegelikult toimub Venemaa Donbassi rindejoonel. See rindejoon on kokkuvarisemise äärel, kuna Venemaa kaotab Putini jäiga kinnisidee tõttu iga päev kuni 2 pataljoni. Vene armee ei suuda Donetskit vallutada. Kui vaatad meie videot, saad teada, kui suur see läbikukkumine tegelikult on. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida meie sõjasaadet, kus me analüüsime iga päev seda, mis Ukraina sõjas tegelikult toimub. Ja aitäh vaatamast!